Me räägime nüüd nii-öelda pleki eemaldusest. Võime tõukuda sellest uudisest näiteks, mis puudutab Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktori õigeks mõistmist või näiteks kuulujuttude teemat või ka seda, kui inimene on koroonat põdenud ja ta tunneb, et tal justkui on mingi plekk küljes. Küsimus põhimõtteliselt jääb samaks. Tere hommikust, Ülli Kukumägi. Tere. No see küsimus, mis samaks jääb, on see, et kui mul on mingi plekk küljes, kuidas nüüd edasi minna? Kuidas sellest plekist lahti saada? See pleki küsimus on, ma just nagu sügavalt mõtlesin 2 päeva. Ma arvan, et see on kõige hullem asi, mida inimese jaoks võib teha. Sest vaata kaotustest ja leinedest, nendest me tuleme välja, saame üle. Aga seal on küsimus selles, et see kuuluvustunne, mis seal all on, eks ma kuulun gruppi või mitte, eks ole, nüüd mind eraldatakse sellest. Ja me teatud mõttes, vaata, me läbi selle identiteedi, mis meile ka luuakse väljapoolt, mitte ainult, mis me nagu ise, eks ole, endale loome, läbi selle, et me ju käsitleme kogu oma maailma ja vastavalt sellele me ka käitume. Just läbi selle kuuluvuse. Just, täpselt, jah. Ja seal on ka see, et kui me võtame staatuse kaotuse, eks ju, siis see on ka üks enam levinud 6 baashirmust, mis tekitab inimestel seda hirmu. Ja vaata seal on, et ma arvan, et me peaksime nagu psühholoogiliselt aru saama, et see on nagu 2 poolt, eks ole, üks ole, näiteks mina, keda siis plekistatakse, eks ju, ja siis vastaspool, eks ole, kes seda teeb. Ja see on niisugune klassikaline Judith Olo-Vernese teema, eks ole, et miks tappis Judith Olo-Vernese, eks siis tavaliselt seal all on ikkagi kätemaks soov hävitada ja see läheb jälle, eks ole, selle viha alla. Eks me peame nagu aru saama, eks ole, et miks. Ja ütleme ohvri seisukohast või ütleme, kes siis selle pleki saab. Alati praktiliselt võime öelda niimoodi, ma ei öelda praegu nüüd ei kommenteeri seda Tartu Ülikooli raamatukogu üleüldiselt. Vaid üleüldiselt, eks ole, kommentaatoreid või koolis tagakiusamisi. On see, et need tagakiusajad on endas mitte kindlad inimesed. Nad ei ole mitte mingisugused maailma, kuidas ma ütlen, kõige julgemad, kõige tegusamad, vaid vastupidiselt nad tõstavad enda niisugust enesetunnet läbi selle, tavaliselt, eks ole, et nüüd see teine, sest nad peavad nägema ohtu selles teises inimeses, eks ju. Või siis seda, eks ole, et ta ei allu mu kontrollile, eks ju, et oleme abielus seal olnud, eks ole, ja nüüd sa tahad ära minna, mida kohe pollasesse kroonikasse ja võtame lappideks lahti, mis sa kõik tegelikult oled, eks ju. Sest et tavaline, ja seal on ka huvitav näiteks, et see vastuseis, eks ole, et kui inimest häbistatakse, siis tavaliselt, eks ole, mis me teeme? Kui me tunneme ennast süüdi, eks ju, tunneme seda häbi, mis sellega kaasneb, nii, kusjuures kas me oleme süüdi või ole, see on juba hoopis järgmine küsimus. Me lihtsalt tajume, kui meile näiteks öeldakse, et sa oled süüdi ja kui seda öeldakse piisavalt usutavalt, siis hakkadki mõtlema, et sa oledki süüdi milleski, eks ju. Ja seal ongi see, et kuidas ma nüüd siis käituma hakkan. Ja tavaline on see, et nii-öelda empaatiavõimelised, nagu ma ikka räägin sellest empaatiavõimest, eks ju, et nemad nagu tõmbuvad siis minema sellest. Ehk siis ma poengi peitlusest, et mul on piinlik, eks. Aga vastupidiselt näiteks, ütleme, kui me räägime valgekraelistest psühhopaatidest, ehk siis antisotsiaalse isiksuse häirega, siis nende puhul näiteks häbistamine üldse ei toimi. Võt see on niisugune huvitav. Ja nemad on ise just nimelt need, kes teed kõige rohkem inimestele igasuguseid, nii-öeldes külge kleebivad, eks. Aga mida ikkagi peaks nüüd tegema see inimene, kellel see plekk just küljes on? Kas ta peaks selle algallika neutraliseerima kuidagi? Iseenda jaoks. Sest vaata, seal sõltub hästi, seal ei saa nagu ühest niisugust nõu anda. Aga mõtleme seda pidi, eks ju, et Karavan liigub edasi, koerad auguvad, jäävadki aukuma. Mida parema identiteedi taju sul on, kes sa oled, mõtle selle, kes sa oled, mis sa oled teinud, keskendu iseendale. Sest inimesed unustavad juba kiiresti. Kõik ju tegelevad ainult iseendaga, eks ju. Nii, uus uudis, kuu aega kõik unustatud. Ja kui sa nüüd ise hakkad seal ketrama ja seal vastama ja tõmbad ise, siis sa pikendad seda aega, eks ju. See ei ole allandmine, ma ütleks niimoodi. Vaid lihtsalt küsimus on, et kui mõistlik on midagi teha, eks ju. Sest kas anna toogu. Siis see samas, eks ole, mis meil tekitab see ebaõiglus, tekitab seda viha. Küsimus ongi, seda viha sina kannad edasi. Kas sa tahad ise kibestuda, tahad sellega jälle, või sa lihtsalt, sest sa sellega jälle toidad seda, kes on sind hävitatud. Aga võtame mingi konkreetse näite, näiteks ütleme tütarlaps Mari ja keegi on tema kohta levitanud juttu, et Mari magab küll kõigiga. Et tegelikult Mari on väga kombekas ja kodanik. Mis see Mari nüüd teha saab? Kas ta saab seda lihtsalt kuidagi ignoreerida või peaks ta midagi veel tegema? Ütleme nii, et mina Mari asemel ei viitsiks nendega vastu hakata. Siis vaata, aeg annab arutust on nagu üks pool. Muidugi ütleme, kui me räägime kooli teemast, siis kindlasti on nagu mõistlik
vahetada minu arvates siis seda keskkonda, kus ta õpib. Miks sellepärast just, eks ole, et see teiste suhtumine hakkab looma seda identiteeti. Eile oli just, vaatasin mingisugust 2,5 meetrist, vaata see totakas seriaal, eks ole, aga komöödia, praegusel ajal parem kui uudised on komöödia, eks ole. Ja seal oli ka just, et mingi kooliõpetaja, kuidas siis, eks ole, see üks nendest tegelastest teda kunagi petis, mille läbi see hakkas trippariks, eks ju. Eks siis, seal on küsimus see, et kas ma nüüd võtan selle identiteedi, mis mulle antakse omaks või mitte. Ja võt see on minu otsus. Sest inimesed ju kas ma olen ohver või ei ole? Unustavad küll, aga kui sa oled näiteks sellises kinnises keskkonnas, mis on mingis mõttes ka kool, siis see stigma võib tegelikult jääda pikaks ajaks. Absoluutselt, ja sellega on raske võidelda, sest näiteks kui sul on need korralikud kooli vägivallatsejad seal vastas, siis sa üksinda seda võitlust ei võida. Ja tavaline ongi, et kes jäävad niisugustele ambusse, ongi see, kes on siis, ütleme, kas või liidrid näiteks, kes hakkavad neile vastu. Nii. Või kes lähevad teisi kaitsma, eks ju. Aga tal on, ja eriti hullud on muuseas naised alati. Tütarlapsed ja naised. Ülli, kas sellel oleks mõtet? Tänasel päeval on ju meil kõigil kasutada niisugune vahend nagu sotsiaalmeedia. Et nüüd see pleki omanik teeks näiteks mingi avaliku pöördumise. Teate, see ei ole üldse nii, need jutud ei vasta tõele. No, ma ütleks, et seda võib kasutada, ütleme näiteks korra. Aga pärast seda, ma arvan, seal ei ole mõtet, sest et kui vaadata selle 30 aasta läbi lõikes, mis siin ärimaailmas, et väga huvitav on vaadata, väga palju tegijaid on ju hävitatud, meil sõna otsas mõttes hävitatud, eks ju, näiteks eesmärgiga nende ettevõtte üle võtta, eks ju, või siis eesmärgiga teda laimata, tema karjäär, eks ju, see on hästi tavaline. Ja tavaline, kes seal taga ongi mingi põhjus, sest alati sellel, kes hakkab hävitama, tal on mingi põhjus. On see siis isiklik kättemaks, on need mingid ärihuvid, eks ju. Ja võt seal sa ei pruugi saada nagu sellega hakkama. Et sa võid selle ära teha, aga ära jää sellesse kinni. Mine edasi. Aga seda sama algallika mõtet, et kõige lihtsam näide ongi see kuulujutu teema. Et kas on mõtet siis minna selle kuulujutu tekitaja juurde, kui sa tead, kes see on, ja rääkida temaga nagu asjad? Sa võid minna ainult, et kui sul on näiteks antisotsiaalne isiksuse häire seal vastas, eks ju, siis ta vaatab sulle, et kuidas sa niimoodi aru said? Kes see sulle rääkis? Mari rääkis. Ja. Kui sa teaks veel, mis Mari veel räägib su kohta. See must läheb valgeks, valge läheb mustaks. Me näeme seda poliitikas iga päev, eks. Täna öeldi ja homme mõisteti hoopis teistmoodi. Tugev inimene tõenäoliselt tulebki sellest niimoodi välja, et ta suudab ignoreerida, olla sellest üle, aga tegelikult need inimesed, kes nii tugevad ei ole, see võib ju hakata sul ikkagi täiesti mingid psühholoogilisi probleeme tekitama. Absoluutselt, see tekitabki, see on üks põhiline allikas, mis hakkab seda depressiooni tekitama. Mõtleks, siis vaata, seal all ongi see kurbus tekib meis ja ta tekitab jõuetust, aga ta annab sulle signaali, et mul käib asi üle jõu. Aga sellest tuleb välja tulla, sest kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Ja täpselt nii ongi. Ja las nad auguvad. Võttagi niimoodi, las nad auguvad. Sest et sinul on oma tee, kõik, kes midagi siin maailmas teevad, alati on nendel vastuseis. Alati. Alati nad on kellelgi jalus. Alati. Kõik. Mitte sa pole ainus. Nendele haukujatele vist ei ole midagi öelda, mis mõjuks, et saaks öelda, et ärge hauku, kes ei ole las hauguvad. Need ühed las hauguvad ja teised ka nagu selles mõttes võtku niimoodi, et las hauguvad. Varem või hiljem hääl läheb neile ära. Sest nad lihtsalt... Jah, ühel hetkel lihtsalt haugud oma hääle ära. Jah, täpselt nii. Ülli, aitäh, et tulid. Ilusat päeva sulle.